Tere õhtust kõigile, tere õhtust! Juhuu! Tere! Mina olen doktor Niinemets. Te kuulsite õigesti, doktor Niinemets. See, mida te nüüd kuulma hakkate, seal puudub igasugune seos Comedy Galaga, seal puudub igasugune seos Comedy Festivaliga, aga ainuke seos, mis seal on, see on otsepilt Tallinna Televisiooni. Doktor Vassiljev on läinud, doktor Niinemets on kohal selleks, et jääda ja see saade on eetris igavesti. Ei lähe kuhugi. Ja, ma olen täna siin selleks, et lahendada ära teie probleemid, teie mured. Kui kellelgi on mingi probleem, visake õhku kohe. Hakkan kohe lahendama. Jesi, ma kuulsin, uut autot või? Saad? Üks lahendatud, mis veel on? Mul on ausalt, ma olen valmis. Ma olen arvestanud, siin võib olla kuskil 1500 probleemi täna. Või keegi ei mäleta, mis on probleem? See on sama poiss, kes ütles enne tere või? Isa ütles kõrvalt, ära nii viisakas ka ole. Ta ise pakub, küsin nüüd. Ainuke Tallinna Televisioon võtab ise teed raha. Lisaks piletile ka maamaksu ja parkimistasud. Ja ma ütlen, südalinna tsoon laieneb. Jah, aga tõesti, ülejäänud vist ei mäleta, mis probleemid neil on ja see on täitsa normaalne, me ei mäletagi, mis probleemid meil on. Üldse me ei mäleta viimasel ajal midagi, sellepärast, et meie tähelepanu hajub, kaob, meie tähelepanu röövitakse. Ja kes röövib? Meil on teavitused. Need röövivad. Telefonis on kogu aeg teavitused. Kes teavitab? Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Postimees, Delfi, Tinder, Publik. Ühe äpi üle ma olen õnnelik. Google Maps. See ütleb aeg-ajalt, kus mu auto on. Mul juba lihtsalt, ma oleks jalamees. Olgem ausalt, tegelikult ei oleks jalamees. Ma olen vist ainuke eestlane, kellel on suurelt auto peal kirjas Tõnis Niinemets. Selle leiab igalt poolt üles. Seda on isegi Paides siia näha. Aga jah, meie tähelepanu ajub. Kaob, igale poole kaob. Ja kuidas sellega võidelda? Kuidas võidelda? Kujutage ette, hommikul ärkad üles, hakkad putru tegema, võtad telefoni kõrvale, äkki on pling, Facebook. 37 sõpra lähevad üritusel täna koos sinuga. Lähevad või? Järgmine asi on Waze. Hakka minema muud jääd hiljaks. Okei, trubedas autosse kätt. Pudereb sinna, eks ole, poole tee peal telefon, taskus ikka sama oli pling, pling, pling. Telefon on nagu Donald Trump. Ping, 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 ping. Jah. Poole tee peal sa enam üldse ei mäleta, kuhu sa sõitma hakkasid. See on, vahel vaatad, foori taga mingi inimene siukse näo kõrva. Lihtsalt aru, et ta lihtsalt ei tea, kuhu ta läheb. Ta ei tea, kus ta elab ka. Aga mul on lahendus. Meil tuleb ise panna teavitused. Eelmine õhtu paned järgmise päeva teavitused paika. Iga 2 minuti tagant teavitus. Ärka üles, mine vetsu. Pane riidesse, mine kööki, tee süüa. Iga 2 minuti tagant. Sellepärast, et teisi teavitusi on nii palju, nendega tuleb võistelda. Ja siis need teavitused tuleb üles ehitada korralikult. Seal peab algus, keskpunkt, lõpp. See on nagu ilus draamateos. Üks teavitus. Sellepärast, et praegu me elame ajastul, kus me mitte midagi mäletas. Ma ütlen, ma olen sellele ajastule pannud ka diagnoosi. See on Alzheimer light. See on kerge Alzheimer. See valmistab meid ette vanaduseks. Siis on hea pehme maanduda siin Alzheimerisse. Ja mõtled ausalt, kui see maailm samamoodi edasi läheb, nagu läheb, ega see Alzheimer ei olegi nii halb asi, noh. Jah, Alzheimer light. Ja kes seda ära kasutavad praegu, et meil see Alzheimer on? Poliitikud. Jaa. Nad loodavad, et äkki me ei mäleta üldse. Me ei mäleta, mida nemad on teinud elu jooksul. Näiteks tegusas Tallinnas kandideerib selline inimene nagu Janno Uus. Haaberstis. Kas siin on Haabersti inimesi? Päris palju. Te saate Jannot valida nüüd. Janno eelmine nimi oli Janno Uusleer. Aga Janno Uusleeril oli korralik karistusregister. Tal oli seal relvastatud röövja, narkojoobes autosõitja, kuulumine röövjõuku, kes terroriseeris Türi linna. Aga Janno on nüüd muutunud mees. Vahetas nime ära, ta ongi uus mees, ta nimi on Janno Uus. Vot need on valimised, järgmistel valimistel on nimekirjas siukene inimene nagu Edgar Savi.
ja ta on kohal, siis tema käest küsitakse, vabandaks, kas te ei ole mitte Edgar Savisaar? Vaat ei ole Edgar Savisaar. Ma olen noorpoliitik Edgar Savi. Ja nii kindlalt, nagu ma siin seisan kahe jalaga maa peal, ütlen ma, et me võidame need valimised. Aitäh. Ja ega seal on veel inimesi, kes kandideerivad. Märt Sull, Villu Rell. Kõik on kohal. Jaa, seal on isegi vennad Tiit ja Teet on kohal. Ma saan valida, nad on muutunud inimesed. Aga mina ütlen, miks jääda pidama nimevahetuse juurde? Ei pea ainult enda nime võtma. Kui tulevikus meil igas piirkonnas, igas ringkonnas kandideerib, sa võid kellegi teise nimega võtta. Igas ringkonnas, igas piirkonnas on näiteks 3 Anne Veskit. See on kvaliteedimärk, 5 Ott Leplandi. Kes nad varem oli? Ei tea. Ei mäleta. Ja ei pea ainult nimevahetusega piirduma. Veel on variante. Parukad, kostüümid, naiste riided, kingad, meik. Elu on nagu näosaade varsti. Aga näosaade tõestab, see on populaarne. Meil paneb valge mees, paneb Tom Jonesi riide selga, kõik on õnnelikud. Kõik hääletavad, just nimelt hääletavad. Poliitikud, nad hääletavad. Aga ma ütlen teile, mul on lahendus, kuidas sellest pöörlevast masinast välja tulla. Võtke telefon välja, pange sinna, võtke välja, te võite võtta praegu telefoni välja, kohe on nii paus. Saate vaadata, kes helistanud on. Te võite telefoni välja võtta, pange sinna teavitus. Täna õhtul 22.00 Vene Kultuurikeskuses. Tõnis Niinemets, homme on täna 2.0. Tallinna esietendus. 357 sõpra lähevad niikuinii. Nii et ära jää elust maha. Aitäh teile, oli lõbus.